Järgmisena räägime sellest, kuidas LibreOffice Writeris tabeli sees selekteerida erinevaid lahtreid või korraga terveid ridu, verge või näiteks siis ka kogu tabelit. Üksikute lahtrite selekteerimiseks tuleb alustada sellest lahtrist, mis on kõige ülemine vasakpoolne näiteks, ja hiire vasakult klahvi all hoides siis lohistan üle nende lahtrite, mida ma soovin selekteerida. Kui lahtrid lähevad teist värvi, siis nad ongi selekteeritud ja nüüd saab siis nendega koos midagi teha. Näiteks, kui ma nüüd vajutan delete klahvi, siis on nende sisu kustunud. Teine võimalus, kui ma tahaksin valida mitu rida üheaegselt või kas ühe rea, siis kui te hiire kursori viite vahetult rea ette, jälgige, et hiire kursor, mis muidu on teksti kursori kujuga, muutub siin rea ees nooleks, mis näitab siis sinna rea poole. Ja ilmub ka selline, näete, väikene õpetussildike, mis ütleb vali tabeli rida. Ja nüüd siis hiire klahvi vajutades märgitakse kohe terve rida ja kui ma all hoian hiire vasakult klahvi, siis ma saan valida mitu rida. Täpselt sama loogika kehtib ka veergude valimisel. Lähete vahetult veeru kohale ja nüüd hiire klahvi vajutades siis märgitakse veerg või kui ma seda vasakut hiire klahvi all hoian, siis ma võin ka mitu veergu lohistada aktiivseks. Märgitud lahtrid, veerud, read, selekteerimise mahavõtmiseks tuleb kuhugi lihtsalt sisse klõpsata. Vahet ei ole täpselt kuhu. Kui mul on soov välja valida kogu tabel ühe liigutusega, siis selle jaoks tuleks liikuda tabeli kas ülemisse, vasakusse või paremasse nurka ja jälgida, et hiire kursor muutub nooleks, mis näitab diagonaalis alla. Ja nüüd üks klõps, mis järel valitakse kogu tabel aktiivseks.